Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 18 kuni 24 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin karikate 5-ga. Vaat karikate 5 on selline kaart, kurvastuse kaart sellepärast, mis minevikus on läinud valesti, mis minevikus on läinud untsu. Te olete kurb sellepärast, teil on 5 karikat, te olete kurb sellepärast, mis läks halvasti. 3 karikat on teil ümber läinud, 3 asja on teil halvasti läinud ja te nutate taga seda, mis teil halvasti läks. Aga te jätate tähelepanuta need 2 karikat, mis teil veel püsti on. Pole mõtet taga nutta seda, mis on läinud halvasti. Tuleks keskenduda sellele, mida saate veel parandada. Nendele karikatele, mis teil püsti on. Minevikus tehtud vigadest saab ainult õppida. Neid ei ole mõtet pikalt taga leinata. Teil on mingi asi jäänud selgusetuks. Midagi te ootate mingit lahendust. Ja mõõkade äss ütleb, et see lahendus või see selgus tuleb. See on järgmine kaart ja teil on siin see karikate 8. Karikate 8 ongi see, et otsin mingit asja, ise ka veel ei tea. Midagi on selgusetuks jäänud, et seda selgust toob teile mõõkade äss. Mõõkade äss on muidugi ka selline, ta on nagu, kuidas ma ütlen, oma tarkusega, aga samas seadusi jälgiv, paberites, igasugustes lepingutes hästi orienteeruv. Vot selline selgus, nagu teile tuleb see selgus. Te olete siin võidelnud millegi pärast. Võitlusest räägib mulle mõõkade 5. See mõõkade 5 on sellise võitluse kaart, mis räägib sellest, et te võite selle võitluse võita, aga see võidu hind võib olla liiga kõrge. Et siin on nüüd kuidagi see omavahel seotud. See kurvastamine, see võitlus millegi pärast, see selgus, mida te otsite ja see mõõkade äss, mis selle asja lõpuks teile selgeks teeb või selle selguse toob. Et kuidagi on need siin omavahel seotud. Siis siin all on veel tähekaart. Alumises reas on tähekaart. Tähekaart tähendab tervenemist, lootust, andestust, edasi minemist. Ta tähendab ka seda, et kui keegi teie vastu eksis ja te olete tema peale vihane, pahane, solvunud, siis tähekaart kutsub üles andeks andma. Andeks andma sellepärast, et kõik see pahameel ja viha ja see solvumine, see sööb meid ennast seespoolt. See, kelle peale me pahased oleme, temal ei ole sellest mitte midagi. Tema elab oma elu edasi, tema läheb oma eluga edasi ja tal ei ole sooja ega külma sellest, et meie kusagil vihast vahutame. Aga see, et meie vihast vahutame, oleme solvunud, oleme pahased, see tegelikult närib meie hinge. Kui me suudame andeks anda, ka siis, kui meilt andeks ei paluta, siis me tegelikult tervendame ennast ja meie hing rõõmustab. Et ma tean küll, et seda on kergem rääkida kui teha. Aga tähekaardi sõnum on selline. Võimalusel andke andeks neile, kes teie vastu on eksinud. Teil on siin veel õigluse kaart viimase kaardina. See tähendab seda, et ikkagi see kogu see jama ja mure, mille pärast te siin nüüd võitlete, mille pärast te kurvastate ja millest teil selgust ei ole, vot siis see õigluse kaart koos mõõkade ässaga ütlevad seda, et õiglus on teie poolel ja see õiglus ikkagi pannakse maksma. Te ei pea võitlema rohkem enam. Ja te ei pea võitlema, sellest räägib ka siin see kaart, mis siin olumises reas on, see on meil karikate 9. Karikate 9 on soovide täitumise kaart, nii kui te olete palavalt soovinud seda, et teil õiglus maksma pannakse, ma ei tea, mille suhtes, siis nüüd hakkavad teie soovid täituma. On need selle õiglusega seotud, selle võitlusega seotud, selle kurvastamisega seotud. No igal juhul hakkavad soovid täituma, mida te olete soovinud ja tahtnud. Kas nüüd sellel nädalal või lähitulevikus. Ja kuna me oleme siin ka sellises perioodis,
kus kuu on alles loodud ja kõik hakkab ülesmäge minema, et siis on see väga loogiline ka, et see õiglus pannakse maksma ja asjad hakkavad minema teile soodsas suunas. See võitlus saab läbi ja tuleb ka see selgus, mida te ootate. Pole vaja kurvastada selle pärast, mida te muuta ei saa. Keskenduge sellele, mis teil on. Keskenduge sellele, mida teie saate muuta ja mida te saate mõjutada. Me ei saa kõiki asju muuta. Kindlasti me ei saa oma minevikku muuta. Me saame tulevikus teha ainult targemad otsused, õppida mineviku vigadest. Kui teil on mõni, andke siis andeks, kui teil on vaja andeks anda kellelegi. Ja vaat siukene lugemine tuli teile. Pole väga kerge nädal, ütleme niimoodi. Aga kõik nädalad ei saagi olla väga helged ja täis pidu ja trolli. Aga ma loodan küll, et see õiglus toob teile selle hingerahu tagasi ja teie soovid hakkavad täituma. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.